Kuulge päriselt, mina ei jõua neid kätte kõveldada varsti teha. Mis tunne on läbida maapealne põrgu? Võidelda 2 nädalat vabatahtlikult katkematu valu, tapva une, hambaid murdva külma ja üha kasvava allaandmissooviga. Kõik selle nimel, et pääseda lõpuks tööle Eesti Kaitseväe erioperatsioonide gruppi EOG. Pealtnägijal abanes harukordne võimalus jälgida, kuidas valib endale uusi võitlejaid sõjaväe salajane eliiteriüksus, mille olemasolust teadsid veel nädal aega tagasi vaid vähesed. Ja mitte lihtsalt jälgida, vaid meile anti võimalus testida omal nahal ränkrasket katsumust, millest võitjatena väljuvad vaid parimatest parimad. See müüt, mis on valiku ümber tekkinud nüüd, näitab valikut nagu väga sellise raske ja rängana. Et eks ta on raske, loomulikult on raske. Ja ega muidu me ei ütle, et meie valikust läbisaamate protsent on keskmiselt 15-20. Aga nii see peab ka olema. EOG valiktsükkel, kus pannakse proovile inimvõimete piir, kandidaatide füüsiline ja vaimne lagi, toimub siinsamas Eestis 2 korda aastas, aprillis ja oktoobris. Sel korral on rivis 10 praegust ja endist kaitseväelast, ajateenijad, tegev- ja reservohvitserid, kaitseliitlased ja Afganistani missiooni veteranid, aga ka üks ajakirjanik. 192 sentimeetrit pikk, 100 kilo raske, sõjavägi läbimata ning senise elu raskeim katsumus, esimene Tartu suusamaraton sel aastal. Esimesel päeval testitakse kandidaatide füüsilist vormi. Matil, basseinis ja staadionil. Õhtuks kolitakse mehed Kesk-Eestisse. Laager pannakse püsti sõna otseses mõttes keset põldu. Kord on siin karm ja konkreetne. Iga eksimus lõpeb sul automaatselt karistusega. Laagri territooriumil tohid sa liikuda ainult 2 keisi. Ehk et kui sa tahad näiteks öösel tualetti minna, siis pead sa ilmtingimata ühe oma kaasvõitleja üles ajama. Kui sa sellega hakkama ei saa ja vahele jääd, siis saad sa kaaslaseks endale selle umbes 10-kilose toivo. Kuni järgmise korralduseni pead sa seda kaasast tassima. Kui sa unustad maha oma 2-liitrise veetotsiku, siis järgmised päevad pead sa endaga kaasast tassima seda 20-liitrist kanistrit, mis ei ole kindlasti mitte meeldiv ja kerge tegevus. Eriti karm on aga karistus selle eest, kui sa kas või 5 sekundiks lased keelatud ajal silma kinni ja vahele jääd. Samal ajal, kui teised magavad, pead sa istuma üksinda telgis ning mängima tibuga. Esimest korda tund aega, teist korda 2 ja nii edasi. Kujutage ette, kui ränk on see katsumus, kui sa pole näiteks 30 või 40 tundi maganud, sa oled üleni väsinud ja telgis on umbes 30 kraadi sooja. Kõik see tekitab kandidaatist teatud määral stressi. Ikkagi sind viiakse natuke ebamugavuse situatsiooni. Kõrvalt vaadates tegelikult see ei ole midagi hullu, aga kokkuvõttes kõik see asi rõhub inimest nii palju, et ta ei pea vastu enam. Teise päeva hommikul kell 5 algas kardetud kadalipp, mis tundus, et ei lõppegi mitte kunagi ja läks tund tunnilt järjest karmimaks. Lühidalt, järgmisest 12 tunnist umbes pool testiti meie jalalihaseid. Esmalt hommikune sörk, siis tempokas metsajooks ja lõpuks rännak välivormis ja saabastes. Kõigil nendel harjutustel on põhiline see, et nad ei tea kunagi, kui kaua nad jooksevad, kui kaua nad kõnnivad. Et neile lihtsalt öeldakse konkreetne ülesanne, et näiteks jooksid selle instruktori järel, ei tohi sellest instruktorist maha jääda ja muud nad ei tea. Kõik see kokku kestis umbes 35-40 kilomeetrit ja võttis õhtuks korralikult läbi, sest viimases otsas andis instruktor jalgadele sellist valu, et enamus mehi pidid rivis püsimiseks oma raskete saabastega lausa jooksma. Siis loetud hetked puhkust, tagasi rivvi ja läks edasi. Ülesanne on alati siit äärest pugelda järjest loemeetodil kuni 500. Kui te eksite, teete selle arvu kätekõvers. Võite alustada. Esimene, teine, 3. Pealtnäha ju lihtne ülesanne. Arvate, et sobiks isegi firmapeole või sünnipäevale. Soovitan siiski enne otsustamist väga tõsiselt järele mõelda. 20. 20. Mis on see palju kätekõversu vaja? 11.
Valmis. 1, 2, 3, 11. 94, 95, 96, 97. Valmis! 1, 2, 3, 78. 179. 120. 181. 17. Valmis! Esimene. Teine. 3. Kuule, võtame nüüd rahulikult, on ju? Ükshaaval rahulikult mõtleb oma numbri läbi ja ütleb selle pikalt rahulikult ära, eks ju? Kõik, läks. Nii möödub veerand, siis pool tundi ja me ei saagi 500 täis. Kätekõverdusi järjest koguneb, pulss kasvab, närvid on pingul ja hirm eksimise ees kurnab. Lõpuks halastatakse meile ja kästakse lugeda vaid 250-ni. 247. 248. 249. 250. Viimane. Terve kump on see hetkel loetud. Jooge vett ja võtke rühmi tagasi. Kuna meil on vaja ikkagi 500 täis saada, siis järgmine ülesanne alustate 250-st ja loete nulli. Võite alustada. 249. Lõpuks on kulunud vähemalt tund. Väsinud, uniste ja järjest närvilisemate meeste rivi surub soojas telgis karistuseks kokku ära üle 100 kätekõverduse ja ligi 40 kükki. Valmis. Tulevad kaasa 1, 2, 3, 4, 5. See oli kuradi raju. 30 kilomeetrit, et ei olnud enam väga naljakas. Ja nagu tellitult kupatati meid kohe telki tagasi ja algas õhtu üks rängeim katsumus. Järgmine asi, mis me teeme, on väikene õhtune füüsiline treening. Teie esimene ülesanne on teha 100 kätekõverdust. Ja mitte ainult. 100 kätekõverdusele otsa tuleb teha veel 200 kõhulihast. Tuletan meelde, et üks nõutav eeltingimus 2-nädalases põrgus vastupidamiseks on see, et sa teed vähemalt 62 kätekõverdust ja 72 istesse tõusu. Ja mina tegin neid esimesel päeval 2 minutiga vastavalt 30. See nii-öelda kerge treening on mu elu üks jubedaim kogemus. Kuigi ma sõin oma sõnu veel samal ööl. Ma lihtsalt tegin ja tegin ja tegin. Alguses 10, siis 5 ja viimaks 1 kaupa. Lõpuks üksinda ja silmad kinni, sest kaasvõitlejad said harjutusega kiiremini hakkama. Kõige tapvam oli teadmatus, kui kaua veel. Ma olin peagi täiesti läbi ja ma isegi ei tea, kui kaua või kui palju ma harjutusi tegin, aga ma pressisin lõpuni, ehk kuni öeldi, et rohkem pole vaja. Läks. Ja kui lõpuks tundus, et nüüd on põrgu möödas, tuli uus käsk. Veel 100 kätekõverdust. Tunne oli täpselt selline, nagu oleks keegi sulle näkku sülitanud. Ütlen ausalt, nendest kätekõverdustest ei mäleta ma enam mitte midagi. See episood on mu mälust just kui välja lõigatud. Järgmiseks mõned mõtlemisülesanded. Ülesanne on läbida kõiki täppe, kasutades ainult 4 sirget joont. Sellesama roidunud kehaga tuli järgmised paar tundi lahendada loogika ja tähelepanu ülesandeid. Seda olukorras, kus pastakas värises käes, viimasest unest oli möödas umbes 40 tundi, klassis oli mõnus troopika temperatuur ja taustaks mängis katkematult Äppu näärilaul. Ja ainult Äpulauluga valiktsükli nii-öelda muusikaline osa ei piirdunud. Osaks telk läks! Istun jälle restoranis toolil. Nüüd on sõbrad elugarderoob. Samal ööl kästi pähe õppida Juhan Viidingu laulu Pojaga restoranis sõnad ja laulda seda täiest kõrist peaaegu 2 öötundi järjest. Ära solva kodanik, kes sigu, siis sul hästi käivad käbarad. Kuidas see laulu autor oli? Kohe kui meeste mälu oli testitud ja laulud lauldud, tuli valiktsükli kõige hirmsam katsumus.
Kandidaadid kupatati kottpimedale põllule, jalad ja käed tõmmati plastikust käeraudadega kinni, siis pikali ja roomama. Võidu, poris ja eheda psühhoterrori tingimustes, sest samal ajal kui üks instruktor lasi sulle näkku prožektorit või kõrva sireeni, meelitas teine sind väga leebelt öeldes alla andma ja nii umbes tund aega järjest. Kõik see kokku oli nii raju, et EOG ei lubanud seda harjutust isegi filmida. Tunnistan ausalt, Tartu maraton on selle katsumuse kõrval paradiis. Sisuliselt öö vastu kolmapäeva oli siis see, mida ma kõige rohkem kartsin. Et kui hilisõhtul pandi kõik kõhulihasid tegema ja ma olen nii väsinud, mulle tuli isegi sõnad meelde. Terve see käsi on täiesti kapitaalselt läbi. See käsi samamoodi. Ma seda tahate, ma olen 2 korda mõelnud loobumismõtet, sest ma olen täiesti läbinud. Ja ma ei ole sisuliselt ikkagi esmaspäeva hommikul saadik mitte sekundit ka maganud. Ma hoian tuju üleval. Veel enne, kui filmiti need kaadrid, toimus veel üks harjutus. Kohe pärast roomamist pidime palavas telgis vaatama tunniajalist dokfilmi nii, et sa ei pane hetkekski silma kinni ja vastad hiljem küsimustele. Ja siis kohe jooksma. Võidu ühe auto juures teise juurde, edasi ja siis jälle tagasi. Kokku umbes tund või rohkem. Siis pisike puhkus ja kohe maadlema. Kui te maadlete kõigiga läbi ja me teeme 2 erinevat harjutust. Toimimispaik on teie ees siin. Valmis. Läks. Hea, väga hea. Alates 2009. aasta algusest oleme valikuid teinud täpselt sama ajakava järgi, täpselt samade harjutuste järgi, kõik kriteeriumid on samad. Me ei lase neil teha mitte midagi, millega me ise ei saaks hakka, mida me ise ei ole teinud. Kõik, kes valikud läbi viivad, on ise selle valikuga läbinud. Ja kokkuvõttes me tahame lihtsalt näha, et see mees rahu ajal täiesti kontrollitud tingimustes, kui meidik on kõrval, tõesti teeks füüsiliselt ja vaimselt raskeid asju. Kui ta sellega ei saa siin hakkama, siis paraku on oht, et ta ei saa sellega ka päris situatsioonis hakkama. Ja mitte midagi võimatut seal tegelikult ei ole. Kui iga harjutus eraldi võtta, siis on tegelikult lihtsalt nagu spordilaager. Füüsiliselt raske, vaimselt teatud mõttes raske ja lihtsalt on vaja üks harjutus korraga ära teha. Emotsionaalselt oli see valiktsükli parim ülesanne. Oma 100 kiloga kogusin enam võite kui kaotusi. Tuju tõusis ja elutahe tuli tagasi. Aga siis see juhtus. Stop. Esialgu oli see valu nagu valu ikka. Tablettide ja spetskreemi abil maadlesin lõpuni. Kokku 4 või 5 tundi, mille otsa kirjutasime klassis ära veel ühe essee. Ja vot siis, kui kõik kupatati jälle tagasi põllule, oli minu jaoks käes tõehetk. Käimasolu harjutuse ülesanne kandidaatidele on joosta mööda ettenähtud ringi ja ringi keskel on 5 sektorit. Igas sektoris on umbes 5 asja koos sektori numbriga ja nad peavad sektori numbri ja seal olevad asjad meelde jätma. Samal ajal annab instruktor neile erinevaid numbreid öeldes ülesandeid teha kas siis kätekõverdusi või kõhulihaste harjutusi. 2! Hopp! 8, teeb kaasa! Kas ma ei jõua? Ma ei saa. Ma ei kõrdi igalt poolt olutada. 8, kas tahate katkestada? Ma ei saa, mul on seljas räne oluline. Ei otsusta. 8, kas astud maha? Astud maha. Ühtpidi kindlasti andis alla minu vaim, kuid teistpidi olin ma füüsiliselt täiesti katki. Mu vasak külg valutas maadluses saadud hoobist nii kapitaalselt, et ma ei suutnud isegi ühte kätekõverdust teha. Siit kergemaks täna seda. Hopp! Ta on päris hästi oskudud siin, et ei ole... Number 4! Ja kas?
Ma olin selleks hetkeks üleval olnud järjest 60 tundi. 2 päeva hiljem diagnoositi mul rindkeres põrutus. Aga ma polnud esimene ega teine, kes katkestas. Tol päeval astus rivist maha erinevatel põhjustel koos minuga kokku 5 võitlejat. Harjutus, mille mina pooleli jätsin, kestis kokku 3 tundi. Kui võitlejad olid sektori jooksu 10 kätekõverdustega lõpetanud, kupatati nad telki, kus tuli üles märkida kõik põllul olnud esemed. Ja see polegi nii lihtne, kui siin tahistavad instruktorid, strobovalgus ja meeletu lärm. Mingi verki! Eluga! Kõik! Siis uuesti põllule jooksma. Liies käes välja! Seljas kõikvõimalikud rasked esemed. Samal ajal loeb instruktor sulle järjest 20 sõna, mille sa pead meelde jätma. Panneke! Ning hiljem telgis karjuva metsatõlli ja psühhoterrori saatelt taas kord üles kirjutama. Mingi verki! Ja ka siis ei saa veel 3. päev läbi. Mehed, kes on jalgel püsinud vähemalt 30-40 tundi, peavad öösel tegema veel NATO testi. Ehk 2 minuti jooksul vähemalt 62 kätekõverdust ja 72 istesse tõusu ning otsa 3,2 kilomeetri jooks. Ja alles siis said mehed lõpuks magama. Kui alustame, siis kindlasti just 3. päeva lõpp on selline, kus on väike reality check, nagu kandidaat saavad lõpuks aru, et kus kohas nad on ikkagi. Seal on see, et kui esimene suurem väljalangemine toimub. Alates 4. päevast palub Kaitseväe eriüksus hoida valiktsükli sisu teatud saladuskatte all ning seetõttu käivitub meie kaamera alles pühapäeval, kui algab orienteerumisfaas. 4 päeva jooksul peavad kandidaadid läbima 100 kilomeetrit. Seljas vähemalt 30-kilone kott ning abiks üksnes kompass, kaart ja pealamp. Ülesanded lähevad järjest keerulisemaks ning lõpuks tuleb mööda soid ja metsi liikuda kottpimedas järjest kuni 15 tundi. Ja kõik käib aja peale. Mida aeglasem oled, seda vähem saad magada. Orienteerumise ajal kindlasti on 1-2 väljalangejad just sel põhjusel, et distantsid pikad, nad väsivad ära ja see üksi pikalt öösel pimedas liikumine ikkagi igal ühel ei sobi. Et ei ole nii lõbus, kui võiks olla võib-olla. Orienteerumisfaasi keskel on kandidaatidel ka kohustuslik langevarjuhüpe, sest mehele, kes ei suuda lennukist välja hüpata, pole EOG-s kohta. Mingitel hetkedel peavad need mehed ka hirmu tundma selleks, et üle saada oma sellisest tülpimusest või otsusest, et nad katkestavad või mida iganes. Ja üldiselt, kes jõuavad sinna viimasesse faasi, meeskondlikku faasi, need peavad lõpuni vastu. Aga alati ka sealt 1-2 ikkagi läheb ära. Kui 3. päeva õhtuks jäi 11 kandidaadist rivvi 6, siis orienteerumisfaas sundis lõpetama veel 2. Seega viimast valiktsükli 11. päeval algavat 4 päevas vaid 4 meest. Tõmba see väike junn ära sealt ruttu. See väike junn on mingi iso. Võta see väike junn ära ruttu. Meeskondliku faasi idee on testida iga kandidaadi juhi omadusi, oskust jagada käske ning panna rammestunud kaasvõitlejad neid ka täitma. Ei, ma ei arvesta mitte midagi, ma arvestan sellega, et peaks pingutama, mitte lonkima. Neil lubati filmida vaid 2 esimese päeva ülesandeid. Nad pidid tassima kumme, kaevama auke, vedama liivakotte ja 70 kilost kanderaami. Oota! Sain! Kuid mis oli kõige selle mõte, selle palus EOG jätta meie enda teada. Nad ei tohi mõelda, et mul oleks see halvasti või nii edasi. Et nad peavad tegema ühe harjutuse korraga, nad peavad tegema nii hästi kui võimalik. Kandidaate hinnatakse kogu aeg tegelikult. Hinnatakse nende suhtumist, nende koostöövõimet, kuidas nad saavad konkreetse harjutusega hakkama. Ja kui me neid kiidaks, kui me kogu aeg nagu aitaks neid tagant, põhimõtteliselt ma arvan 50% neist teeks selle ära, kui keegi käsib.
Ilmselt kõige rängem katsumus kogu valiktsüklil, isegi kõrvalt vaataja jaoks, on nii-öelda paadiralli. Idee on ju lihtne. Üks ring paadiga üle tiigi, läbi metsa ja mööda teed tagasi finišisse. Iga kord, kui ringi aeg on eelmisest nõrgem, ootab kandidaate karistus. 25 kätekõverdust, paadi sirgetel kätel hoidmine või midagi veel jubedamat. Me tahame näha, et see mees ise on motiveeritud. Kui ta saab meile tööle, siis ta saab rohkem palka kui ülejäänud kaitsevägi, ta saab parem varustada, saab parem relvasse, parem väljaõppe välismaal, ta saab välismissioonile, kõik sellised asjad, aga ta peab enne seda näitama, et ta ikkagi tahab seda teha. Kui ta saab meile tööle, siis tema peale pannakse väga palju raha, väga palju aega ja kui ta siis ütleb poole aasta pärast või 1,5 aasta pärast, kui tegelikult ma ikka ei viitsi või see väljaõppe käigus ta ei taha võtta või ta ei suuda võtta maksimumi sellest väljaõppest, siis meie jaoks on see raisatud aeg ja raha. Ja seda näitab see valik, et kas ta suudab seda teha, kas ta tahab seda teha. Lugematul hulgal tunde kestnud paadiralli murdis kandidaatide rivist veel ühe mehe ja ka tema ei jäänud viimaseks langejaks. Kui meid 14. päeva öösel lõpuks tagasi kutsuti, oodati kottpimedast metsast võidukasse finišisse ainult 2 kandidaati. Nad olid selleks ajaks lõpurännakul veetnud pea terve päeva ja pool ööd. Läbinud 35-kilose seljakotiga mitmekümneid kilomeetreid ja lõpuks nad tulid. Mehed, kes ainsana olid sel korral välja rabelenud 2 nädalat kestnud maapealsest põrgust.